et kahekesi oleme laval sellepärast, et Schumanni sass oli nii luuletaja kui ka maalikunstnik, kuigi maalikunstnik rohkem, aga sellepärast siis ka kahekesi, et ühe inimese kaks poolt või kaks poolust ja need kaks poolust siis ühes ajahetkes saavad kokku, teises jälle lahku ja minu meelest Schumanni sassi luule on üsna teatraalne luule, et võib-olla sellepärast on ka seda lavale mõnus panna. Minu arust seda ei ole varem eriti tehtud. Ta kunagi tahtis teha niisuguse liidu nagu luuletajate ja maalikunstnike liit ja ta oleks seal olnud üksinda, ma kardan. Nii et meie lõhestasime ta isiksuse ja oleme kahekesi laval. Ma arvan, et õige paljud saalis olijad juba selle esietenduse järel lähevad ja otsivad, kes vaatab Osta eest, kes läheb raamatukogusse, kuskilt hakkavad otsima Aleksander Schumanni luulekogusid, need on päris mitu, need üle 10 kokku. Et kas see valik, mis oli nüüd Arleti poolt tehtud ja võib-olla ka teie poolt natuke mõjutatud oma mängulisuses, on see, mille need inimesed sealt luulekogudest niimoodi lehekülg järel keerates leiavad või oli siia etendusse tehtud teatav valik? Te kindlasti lugesite enne etendust palju Schumanni. Valik oli loomulikult tehtud, nad on kokku ju kogutud kõigist tema pea 16 luulekogust. Kas see oli selline pigem mänguline valik? Need lood on kõik väga mängulised. Tegelikult ja mänguline küll, aga mis on selle meie loo nii-öelda selline peasuund või mõte on see, et see lugu jutustab Aleksander Schumanni elust alates sünnist kuni surmani. Ja üks oluline liin on siin tema õe mälestustel, kes siis hakkabki rääkima alates sellest ajast, kui ta teda mäletab noorema õena, kuni siis tema viimaste palveteni enne lahkumist. Et selline rida jookseb nende tekstidega kaasas. Jah, aga kindlasti, kui inimesed tänu meie lavastusele võtavad ette tee raamatupoodi või raamatukokku, et võtta Schumanni teoseid, siis seal on väga-väga palju muud põnevat ka. Ja see siin on muide Aleksander Schumanni isiklik maalimiskittel. Ja Aapo lubas meile selle etendusse kasutamiseks. Nii et... Aapo Pukk, kes on siis otsene järeltuli, võib-olla kõik inimesed seda ei tea, kes ta fakti. Ja see on Toomas Schumanni tema poja Vest. Toomas Schumanni oli ka kuulus poeg. Sünniaastas selline, et võiks praegugi olla, aga saatus oli karmine. Tähendab, Aleksandri poeg siis oli Toomas Schumann. Või vabandust, nimaasi poja isa segi. Ma ütlesin eeldamisi, et te lugesite kindlasti palju Toomas Schumanni luulest. Kas see oli õige eeldus üldse? Jaa, ikka õige eeldus. Ja materjali tegelikult palju. Tahtsin täpsustada, et see ei ole pelgalt Arleti poolt kokku pandud, vaid Toomas Schumanni poolt heaks kiidetud ja soovitatud rida. No seda on Arlet ka rääkinud, kuidas see saamislugu oli. Kuidas te lõpuks esietendusega rahule jäite? Tuli see asi teil täpselt nii välja, nagu oli plaanitud või oli juhus, et nii hästi välja tuli? Publik oli saalis täna esimest korda küll, jah. Publikul oli lõbus. Ja see oli üllatus. Et nad nii hästi kaasa haakisid, et ma arvasin, et seal kohati tekib sellist äratundmishetke, aga nii, et nad pidevalt kolmanda osalisena või neljanda osalisena kaasa hingasid, see oli väga tore. Edasi räägib lavast. No nii, Arlet, sa ei kuulnud, mis juttu me rääkisime, aga siin lõpus käis just läbi see teema, et ega see ei olegi siin kas 1, 2 või 3 mehe valik, see on suures osas selle mehe valik, keda siin ei olegi, Toomas Schumanni pooleli jäänud töö ja tahtmine. Jah, no nii ta on, et Toomas selle mõtte nagu algatas ja me esimesed salmid ka nagu saatis, et need võiks olla ja siis ma nagu panin nad kokku, jah, et sealt on see valik on suuresti Toomas oma, jah, mitte suuresti, aga niimoodi pooled. Ma küsin ka sinult selle sama asja üle, millest meil oli osatäitjatega siin juttu,
et kui inimene läheb raamatupoodi ja selle etenduse ajel ja ma olen kindel, et paljud lähevad kas ta saab raamatupoest, võib-olla saab kuskilt internetist, võib-olla saab raamatukogust Toomas Suhmani luulekogusid võtab siis Aleksander Suhmani vabandust, muuseas selles intervjuus teist korda lähevad ise poeksegi Aleksander Suhmani luulekogusid toob kilekoti teie koju, hakkab neid lugema, kas ta saab sama lustliku elamuse nagu siit või peame teda natukene hoiatama, et igasugust luulet on? Ei, no tal oli päris kirju oli. Vaat seal on üks koht ongi kohe seal kavas, kus ütleb ka, et kui sul nagu midagi öelda pole, siis võta ja mine välja. Ja ime seal teabest ennast täis kui tõuk, eks ole, siis mine koju ja nukku ja nii see luuletamine käib. Ja võtta Aleksander Suhman täpselt niimoodi luuletaski, et tema salmid nagu räägivad hästi sellest, mis elus parasjagu ümber toimus või toimub ja ka siin on need luuletused, mis meil kõlavad, need on nagu tegelikult tõesti sündinud lood, et sellest rääkis Toomas väga palju, et see pere on, see metsapere on üldse va isemoodi. See, kui nad kuulsid seinte seest hääli, mis neile ütlesid, et mida teha või mida mitte teha, et see oli olnud nagu täiesti tavapärane ja nad uskusid ja elasidki selles ütmis ja see ei vedanud neid nagu alt, et ühesõnaga selline natukene teistmoodi lapsepõlv, natukene seda elulist sinna juurde, nii see ongi, et ja kuna see elu oli tollal ju päris lustakas, nii on need luuletused ka kohati päris lustakad, et nii ta on, jah. Simuna rahvamaja oli ilusasti täis, oled sa rahul? No väga rahul kohe, selles mõttes, et ikka 100 inimest natuke peale, et see on ühele luulemängule, ma arvan, väga hea start, et loodame, et tulevad teised saalid ka täis. Et ta ei olnud meil mitte nagu siis luuleetendus, et ta on ju ikkagi ka sõnaetendus ja seal on ju sellist, ta ongi luulemäng, mäng luulega, mäng mõttega ja seal on ju sama palju proosateksti kui peaaegu kui luuleteksti, nii et seda nagu, ei maksa peljata. Publik oli väga naksakas ja kogu etendus saatis pidevalt saalis lõbustatud olek ja naer. Nägid sa seda ette? Et see publikule nii hästi, et selline lavasaali koostöö tekib, see ei teki iga etendusega. No me mingis mõttes ikka näed ette, nagu meil et see tantsu lõpp on ja siis meil nagu proovis iga kord, et see tants lõpeb ja nüüd tuleb aplaus ja siis kui see tants lõppes, tuligi aplaus. Nüüd, et mingis mõttes ikka näed ette neid asju, aga on alati pelgad, et kuigi loodad, et jah, et nüüd tuleb siuke hea reaktsioon, aga alati ei tule, aga täna oli küll tõesti väga okei kõik. Aitäh sulle, Arlet, aitäh näitlejatele. Kõva asi on tehtud ja õnneks mitte ära tehtud, vaid just nimelt alguse saanud, nii et ilmselt paljud inimesed näevad seda etendust veel. Tänan.